Nüüd räägiks mõnest pisiasjast, millest Meeti kasutamise juures võiks kasu olla. Esinemine ja kõige tähtsam neist on see, et tuleks kasutada õiget brauserit. Õige brauser on Google Chrome või siis Microsoft Edge. Kui me nüüd vaatame seda Microsoft või Internet Explorerit, siis see ei ole enam õige asi. Sellepärast, et ta ei tööta enam Google'i programmidega korralikult kokku ja karta on, et ega sellest Meetist toimetamisest ei pruugi asja saada. Aga kes muidugi julgeb, võib proovida, aga mina ei soovita. Teine asi on see, et oleks hea kasutada kõrvaklappe või peamikrofone. Et kõikide nende salvestuste juures mina olen seda teinud ja mul on selleks päris mitu head põhjust. Kõigepealt on see, et mikrofon on piisavalt suu lähedal ja jääb kvaliteetne heli. Teine on see, et kui mul on kõrvaklapid peas, siis igasugused välised helid häirivad mind palju vähem. Kolmandaks on nüüd see, et kui sellist komplekti mitte kasutada, siis võib juhtuda, et tekib mingisugune kole kaja. See juhtub siis, kui kõlarite heli jõuab mikrofonini, mikrofon hakkab seda võimendama ja siis läheb koledaks kätte. Ja kõige lihtsam moodus selleks vältidagi ongi kasutada kõrvaklappe. Mikrofoni kasutamine on iseenesest ei olegi väga kohustuslik, aga need sülearvutite mikrofonid asuvad suust ikkagi üsna kaugel ja tuleb rääkida sellise tugevama ja võib-olla natukene ülepingutatud häälega, et sealt korralik heli läbi käiks. Ja siis on selline pisiasi nagu, mille peale ise ei tulegi, on iseenda seljatagune. Et kui teha tundi nüüd oma kodust, siis tuleks kriitilise pilguga vaadata, et mis seal selja taga on. Võib-olla seal on midagi sellist, mida lastel ei ole vaja näha. No minul on siin kooli olukord, siin üldiselt ei ole midagi sellist koledat, aga isegi üks lahti võetud arvuti, mis ei näe nüüd kõige parem välja, on seal nurkapidi kogu aeg piilunud. Ja näitaks nüüd ära, kuidas ma panin endale sellise suure piraka hiire, millega saab hästi näidata. Tema ei ole küll nii täpne kui pisikene hiir, et loeb kindlasti ainult selle hiire noole ots, aga sees paistab ta hästi välja. Ja kui on arvutis Windows 10, siis tuleks vajutada siia otsingu nupu peale, kirjutame hiir ja või maus ja siit tulevad hiiresätted ja siin on nüüd reguleeri hiire ja kursori suurust. Värviks on mul praegu pandud selline kärtskollane, et hästi välja paistaks ja suurust saab siis muuta sujuvalt siit samast. Päris suureks teda veel isegi ei pannud, see hakkas juba kohati siin varjama seda, mis ekraanil vaja näidata on.